Meil on ka tehnikamaailm, ega see ei tähenda, et roolivõim läheb suvepuhkusele, et tehnikamaailm kuidagi võtaks teistmoodi ja mina kui suur rattafänn näen, et ikkagi meeste rahvale ja sellise spordisõbralikule on ajakirjas rohkemgi veel. No hakkab seekord tõesti pihta kaherattalistega, et hooaeg on selline, et millal siis veel jalgrattaste, mootorratastega sõita, kui mitte praegu. Ja test on seekord 2000 eurostest Cyclocross ratastest, mis siis on 7-6 sellist põnevat jalgratast, millega ehkki välimuselt näevad välja kui maanteerattad, kannatab sõita ka vähe karimates oludes. Ja tagapool siis juba tsiklis sai mainitud, et tsiklihooaeg on täiehooga käima läinud, 2 tsikli provisõidud, nii nagu eelmisel aastal alustasime, et 2 lehekülge iga uue ratta kohta, mis siin olekul on, seekord siis 4 lehekülge, 2 lehekülge KTM-ilt, 2 Harley Davidsonilt, nii et tsiklimeestel kindlasti juba rõõmuga palju. Auto poole peal seekord põnevaid proovisõite siin, mõned autod on meil siin autorubriigist läbi käinud, Land Rover Discovery näol siin hiljuti, aga võib-olla mis ise nagu tooks rohkem välja, et Opel Ampera e-proovisõit, see on nüüd üks elektriauto, mida ka pealkiri ütleb, et elektriautost autoks, kui siiamaani ikka räägime, et elektriauto ei suuda autot asendada, siis selle auto arvutuslik läbisõit on 520 kilomeetrit ja isegi juhul, kui me tuleme nüüd maa peale tagasi ja teame, et see NEDC standard ei vasta päris tegelikkusele, kui me võtame selle uuema standardi VLTP, siis see annab 380 kokku ja see number on ikkagi selline, millega võib juba Eestis on väga oluline, et kas saab Tartusse ja tagasi, selle autoga tõesti peaks Tartusse tagasi saama. Ja siis põnevamad lugemist siin natuke eksootilisemad poolt ka kasutatud auto poole peal, kus me tihtipeale oleme rääkinud ikka sellistest väga rahvaautodest, aga kuna vahepeal on esimese põlvkonna Porsche Panamera saanud vanaks autoks, siis seekord räägime selles rubriigis hoopistükkis tõesti Panamerast ning tekitame siis küsimuse, et kas sportlik luksusauto või luksuslik sportauto ja kas sellise auto teiselt tingit ostmine on majanduslik enesetapp või mitte. Ja seekord ka siis, kuna meil autotesti ei ole, siis on auto poole peal ka hobiauto rubriik, kus siis seekord läheme hoopistükkis Prantsusmaale ja vaatame sellist vähe isemoodi autot nagu Citroen XM, et samal ajal kui Citroen Eestisse tuli, siis oli ta selle mudeli või margi lipulaev ja tänaseks siis tõesti juba kindlad klassikute seas. Tagaotsas siis spordis vormel 1 ja rallihooajad on juba päris kaugele jõudnud, kus siis vaatame, kas sel aastal vormelimaailmas tehtud uuendused on ka ennast õigustanud ja kes spordi ja autoajaloost huvi tunnevad, siis nendel on selline tore sümbioos spordirubriigis, kus 20 aastat tagasi ilmusid teedele World Rally Car võistlusautod. Ehk siis VRC? VRC siis jah, ja nüüd on 20 aastat mööda läinud, mismoodi nad on muutunud, miks me oleme sellises seisus, nagu me täna oleme ja mis edasi saab, nii et 2 lehekülje selline väga tore tagasivaade alates tõesti siin nendest vanastest punnsilmadega Toyota Corolladest, millega siin 20 aastat tagasi ilma tehti ja siis kuni tänapäevani välja.